Kui sa soovid kandideerida õppima Tartu Kunstikooli kujundaja õppekavale ehk siis õppida dekoraatoriks, kujundusgraafikuks või 3D kunstnikuks, siis pead sa esitama digitaalse portfoolio. Digitaalne portfoolio tähendab, et sa pead esitama enda portfoolio veebikeskkonnas, mis on just sulle mugav. See võib olla näiteks lihtsalt Google Drive'i kaust, see võib olla mõni sotsiaalmeedia konto, see võib olla ka sinu isiklik kodulehekülg või blogi, mis iganes sulle mugav on. Oluline on, et sa märgid sinna juurde kindlasti enda nime ja vaatad üle, et sinu portfoolio oleks avalik ehk sinna pääseks ilma salasõnata ligi. Sinu portfoolio peaks sisaldama 10 tööd, 10 visuaalset eneseväljenduse tööd, millest 3 on kohustuslikud. Portfoolios peab olema 1 joonistus natuurist, 1 maal ja 1 loovülesanne. Joonistus natuurist tähendab, et sa peaksid joonistama objekti, inimest või looma just sel hetkel, kui sa seda vaatad, mitte ise välja mõtlema ega tegema seda foto järgi. Maal võib olla täiesti vabalt valitud tehnikas, sinna alla kuulub siis ka muu hulgas digimaal. Ning loovülesanne on üks koht, kus me ei anna juhiseid ette. Mõelgegi kastist välja. Minge näiteks välja ja te näete seal ühte veeloiku, kus on väga äge bensiiniloik. Tehke foto, laadige üles ja selgitage ära, miks just see on teie väljamõeldud tegelasega, kuid see võib olla mis iganes. Ülejäänud 7 tööd peaksid olema just sinu erinevaid külgi näitavad visuaalsed eneseväljendused. Just siis visuaalsed helitööd me nimelt kujundaja portfoolios arvesse ei võta. Sinna võivad aga kuuluda igasugused fototöötlused, lihtsalt fotograafia, maketid, kollaažid, samuti ka joonistus, maal, mingisugune käsitöö, põhiline tegemist on visuaalse eneseväljendusega. Eriti hea on, kui portfooliosse kuuluvad ka mõned pikaajalised ja lühiajalised tööd, mis tähendab, et sinna kuuluvad kiiremad kritseldused ning samuti ka tööd, mis on valminud näiteks mitme päeva ja nädala või isegi kuu jooksul. Lisada seejuures tasub sinna juurde ka kindlasti siis selle töö lisand. Lisaks on väga hea, kui sa märgid töödele juurde nende pealkirjad või millises tehnikas see töö on tehtud. Tore on, kui sa mäletad ka, millal sa oled selle töö teinud ja märgid sinna juurde aja.